Klaverivabrikus Estonia sai valmis klaver, mille Rahvusooper Estonia kingib Ukraina Slovjanski kaunite kunstide koolile. See on uuemaid Estonia kontsertklavereid ja siin on selliseid põnevaid asju tehtud nagu kõlalaud on teise disainiga, teistmoodi sisse ehitatud kui varem. Ribid on erinevate kõrgustega võrreldes varasematega ja oleme ka arvu muutnud. Siis oleme pannud uued haamrid peale, mida varem ei ole niimoodi kasutanud ja see on põnev sellepärast, et me uurisime vanu klavereid sealt aastatest 1856 ja 70 sealt kandist ja oleme kokku pannud ka tänapäeva kaasa ja kõlalaua mõõtmisi, mida kompuutri analüüsides näitavad. Ja neid kahte kokku analüüsides tekkisid mõtted, kuidas seda vanade meistrite, Euroopa parimate tarkusi üle kanda siis tänapäeva ja et see pill, mis läheb Ukrainasse, on täna 3. selline kontsertklaver, mis me oleme teinud. 2 on läinud seni Ameerikasse. Väga hea vastukaja oleme saanud. Ja mul on endal väga hea meel just sellest, et selline uuelt tasemelt mudel läheb siis heategevus kingitusena Estonia ooperiteatri poolt Ukrainale. Kas on olemas mingisugune klaveri transportimise manuaal, juhend või te olete kõik õppinud selgeks katse-eksituse meetodil? Sellist manuaali kui ei ole, et on eeltingimused, mis peavad olema täidetud selleks, et see asi õnnelikult lõppeks ja see on osa juba siis ütleme nii klaveri valmistamise, kuigi siis ka selle siis transpordiks ettevalmistamise nagu osa ole. Mitu päeva see klaver siit Tallinnast sinna Slovjanskisse rändab? No see võtab umbes nädala. Et ta läheb meil siit nüüd sellel reedel on plaanide järgi, kui pakkimine ilusti läheb. Nüüd siin, ja siis reedel läheb auto peale ja veel kord, et ta jõuab Kiievisse esialgu ja siis läheb nagu edasi, et see lõpp on koostöös juba kohalikega sealt poolt. Kas on teada, kes on see, kes istub siis esimesena sinna klaveri taha, et siis esineda, anda kontsert selle klaveriga? Seda ma ei tea, et kas see on nii oluline, kes seal see esimene on, aga ma ei oska seda öelda. Võib-olla on see mingi väike laps, 6-aastane laps, kes mängib esimese muusikapala. Ma ei tea. Meie tingimus on muidugi see, et sellel pillil mängivad kõik lapsed. Ja muidugi on ta mõeldud kontsertpilliks, mitte igapäevaseks harjutamiseks, aga igal juhul on ta mõeldud lastele. Mitte õpetajatele, pedagoogidele, vaid lastele. Ja selle ma ütlen ka seal kõva häälega välja ja ma loodan, et see nii ka on.